Pühapäeval 27. juunil 1976 katkestati Iisraeli iganädalane valitsuse koosolek, kui peaministri kabinetiülem Eli Mizrahi andis peaminister Rabinile üle sedeli dramaatilise sõnumiga. Umbes kell 12:30 saadi esimesed teated lennuki kaaperdamisest. Peaminister andis valitsusele ülevaate olukorrast. Nendel hetkedel toimunu paiskas Iisraeli enneolematusse keerisesse ja viis tähelepanuväärse operatsioonini umbes 3500 kilomeetri kaugusel. Iisrael sai kiiresti aru, et Air France'i lend 139, mis oli teel Tel Avivist Pariisi, oli kaaperdatud ja suundus nüüd Liibüas asuvasse Benghazi lennujaama. Iisraeli võimud läksid kõrgendatud valmisolekule ja püüdsid koguda üksikasju. Haruldastes salvestustes telefonikõnest, mille tegi Eli Mizrahi, peaminister Rabini kabinetiülem, võib kuulda, kuidas Rabin ise saab uudise kaaperdamisest. Tere. Itšak, nüüd on meil teade, et täideviivaks organisatsiooniks on Palestiina vabastuse rahvarinne, mida juhib George Habash, ja nemad võtsid endale vastutuse selle kaaperdamise eest. Mis toimub Benghazis, ma tean. Benghazist ei ole meil mingit teadet. Kui midagi tuleb, annan sulle teada. Lähme. Ja teises kõnes arutasid nad esimesi sõnumeid maailmale, oma kodust kontoritesse. Vastavalt sellele, mida me valitsusele teatasime, peame me Tsufari kontoreid, sest Prantsusmaa valitsusena vastutame kõigi küsimuste saatuse eest. Möödub veel nädal, enne kui Iisraeli komandod astuvad Ugandas maale. Kuid praegu oli Iisrael hõivatud diplomaatiliste pingutustega, kuni need täielikult läbi kukkusid. Staabiülem protokolli jaoks. Küsimus on selles, kas see toimub ugandalaste nõusolekul. Vastusena hinnatakse, et Keenia ei tee selles küsimuses koostööd, kui ugandalased ei nõustu. Välisminister Chigal Chegalon, teistel riikidel ei ole pantvange ja nad saavad endale lubada selles küsimuses kindlaks jäämist. Pärast 3 päeva närvilist ootamist jõuavad lõpuks kaaperdajate nõudmised väga salajases telegrammis, mis saadeti Pariisist 29. juunil 1976 kell 6:30 õhtul. Esimest korda saavad nad nimekirja 53 julgeolekualasest vangist, kelle vabastamist nõutakse koheselt ning $5 miljonit, mis tuleb nende kontole viivitamatult üle kanda. Võib-olla lunarahana, võib-olla kaitseks ja võib-olla motivatsiooniks täiendavateks rünnakuteks. Ja siin algab Iisraeli dilemma. Telegrammis, mis saadeti suursaadikutele Prantsusmaal ja Washingtonis, öeldi, et Prantsusmaa on see, kelle poole Entebbe pantvangide saatuse asjus pöörduda. Teises telegrammis öeldi, et Bonn ja Pariis soovisid kujundada ühise seisukoha. 2 päeva hiljem väideti seda isegi. Kõik läbirääkimised, mida peetakse, kehtivad kõigile reisijatele. Prantsusmaa seisukoht jäi muutumatuks, välja arvatud see, et prantslased suutsid vastupidiselt oma lubadusele tagada ülejäänud lennukireisijate vabastamise. Kuid vähemalt 105 Iisraeli kodanikku ning Prantsuse meeskond, kes jäi maha, jäid endiselt vangistusse. See oli Uganda juht Idi Amin, kes võttis kaaperdajad oma kaitse alla. Tuhandetes dokumentides oli ta võtmeisik, õige mees, kellega läbi rääkida. Isik, keda Iisraeli komandörid kehastasid lennujaama sisenedes. Diplomaatiline küsimus või mitte, see ei oma tähtsust, sest Idi Amin tahab meiega kontakti luua. Ma ei taha kindlalt väita, et ta seda ei tee. Kuid teda peeti ka suureks antisemiidiks. Seda kirjutas ta Golda Meirile vaid 4 aastat enne seda sündmust. Hitleril oli õigus, kui ta hävitas 6 miljonit juuti. Endine Iisraeli kaitseväe kindral Rehavam Zeevi kogus samuti tõendeid ja dokumente Idi Amini kohta, et selgitada valitsusele, et kellegagi pole võimalik rääkida. Amini patud, nii nimetas ta dokumentide toimikut. Mul ei olnud tavatsus rääkida populaarses Palestiina lahinguplaanist, tuua pantvangi Ugandasse, kuid ma nõuskusin seal maanduma humanitaarsel kaalutlusel. Samal ajal Iisraelis toimusid rasked arutelud. Kas me osaleme läbirääkimistel terroristidega? Ja kas me vabastame julgeolekuvangid pantvangide vastu? Dilemma, mida Iisraeli juhid kannaksid aastakümneid tulevikku. Tuhandete Entebbe operatsiooni dokumentide seas, mis jõudsid siia riigiarhiivi, võib näha ka kõige kitsamaid arutelusid vahetult enne otsustamist. Selle võib olla tollal kõige julgemat plaani ellu viia. 3500 kilomeetrit Iisraelist, et vabastada Iisraeli pantvangid. Nii selgitab staabiülem plaani üksikasju. Tullakse 4 lennukiga ajavahedega, ütleb staabiülem. Eskadrilli ülem, kes on juht, jõuab järveni ja pöördub läände. Rabin peatab ta ja küsib,
Kas sa oled seal kunagi käinud? Jah, pöördub läände ja maandub. See on peamine jõud, kelle ülesanne on jõuda pantvangideni võimalikult kiiresti. Kuti Adam, staabiülema asetäitja, võttis minuga ühendust ja hoiatas. Valmista sõdurite rühm, sind tuuakse ja sa pead kiiresti staapi tulema kirjas. Aga selles etapis polnud ei luuret, arusaamu ega plaani. Ta pani selle meie peale. Kui küsisime, millal nad mõtlevad tegutseda, ütles ta, 24 tunni jooksul lendame, kui operatsioon tuleb. Küsisin, millest jutt käib, ta ütles. Ma veel ei tea. Mul on kontoris Gloobus. Kunagi oli Gloobus, tead küll. Ja otsime Entebet Ugandas. Me teeme, mis vaja. Vabastame nad. Me oleme ka terrorismivastane võitlusüksus. Harjutuste ja lahingukorralduse käigus kutsuti ainult ülemad. Tan Shomron, Matan Vilnai, mina ja Jooni Netanyahu valitsuse istungile, kus pidi otsustatama operatsiooni üle. Ma polnud kunagi varem valitsuse istungil käinud, tunnistan seda. Aga Rabin ütles, ma palun, et kõik otsustavad ministrid saaksid esitada sõjaväe ülematele kõik küsimused, et näha, kas nad on veendunud, et operatsiooni saab läbi viia. Ja nii oligi. See operatsioon, mis jääb igaveseks juudi kangelaslikkuse sümboliks, on jõudnud kaasaegse sõjapidamise panteoni. See on operatsioon, mida tasub õppida ja mis peaks alati olema inspiratsiooni allikaks võitluses ja tipptaseme poole püüdlemisel. Me oleme armee, pane tähele, vööd kinni. Me ei tohi segadusse sattuda, tähistada ja kaotada oma põhiväärtusi sõduritena. Lõunasöögi saime korralikult, käisime duši all ja tulime tagasi Shoshana juurde. Nuusutage Nabi Musas. Sõjalise operatsiooni edu tõi õnnitlusi kogu maailmast ja ka kodumaalt. Täna ütlen peaministrile opositsiooni nimel. Meie vaated selles vabas majas on erinevad ja kindlasti tekivad meie vahel veel tõsised, põhjalikud, võib-olla isegi teravad vaidlused. Kuid täna ütleme kogu südamest. Peaminister, kogu austus teile.